See Aadria mere ääres asuv pisut rohkem kui 40 000 elanikuga Dubrovnik on kaasaegsetele maailmaränduritele ja puhkajatele oma isiklikul teekaardil järjest enam sellest punktiks, mida kindlasti alla joonitakse. Nende müüride taga on mitu sajandit innovaatilist elu. Nii ajalooõpikud kui ka entsüklopeedia mäletab veel hästi, et nende müüride taga sai alguse 14. sajandil ragusa suveräänne riik. Te kujutage ette, te olete 15. sajandi keskaegne kodanik harjunud aristokraatliku ja isegi despootliku võimuga. Ja tegelikult on selles keskaegses maailmas üks väikene täpikene, kus toimub võim hoopis teistel alustel. Siin nende müüride taga tegutses rektoraat. Rektoraati juhtis rektor ja rektorit valiti iga kuu aja tagant uuesti, et ei tekiks korruptsiooni. See oleks tänapäevalgi innovatiivne. Ma ei tea, kes siin väga vanas majas elavad, aga see maja paneb mind küsima horvaatide elu kohta. Juba rohkem kui 30 aastat on maailmakaardilt puudu selline riik nagu Jugoslaavia. Pealiskaudsel uudiste kuulajal on jäänud mulje, et sel asemel on rahutud Balkani riigid. Üks nendest riikidest, kes on pidanud oma vabaduse eest võitlema, on Horvaatia. Punased katused, kitsad tänavad, väiksed autod, mis muravad ka seal, kus inimsilm näeb, et võiks olla ainult jalakäijate ala. Õhus on tunda hõrku Itaaliat. Kas stereotypiseerimine aitab mõista maailma rahvaid? Võib-olla tuleks otsida igast piirkonnast üles see eriline. 1317 rajati siia esimene apteek ja see töötab tänaseni. 1418 keelustati siin orjakaubandus. Aastal 1432 rajati siia esimene lastekodu. Horvaadi kirjanduse isa Marko Marulić sündis aastal 1450. Eepiline poeem Judita valmis aastal 1501. Marulići pikim luuletus Usule truuks jäänud naisest Susanna on 780 salmiga. aastate alguses, mil Horvaatia võitles oma vabaduse eest Jugoslaavia vägedega, purustati Dubrovniku vanalinn enam kui 60% ulatuses. sajandi 3. kümnendi Dubrovnik on sõjaarmidest juba enam-vähem puhastunud. Küll aga inimeste hingedes nii klaar olukord ei ole. Vennasrahva serblastega on suhted väidetavalt jätkuvalt väga pingelised. Viimastel aastatel on üha enam Dubrovniku elanikud hädas sellega, mida teha nende uudishimulike külalistega.
2024 juunis registreeriti ühel nädalalõpul siin suisa 19 000 külastust. Oli aasta 2016, kui Dubrovniku linnapea pidi turiste hakkama siit linnast ära ajama. See oli pärast ühte kindlat sündmust, kui turistid hakkasid siia eriti palju käima. Stories. Appi, kui ilus!